meil ei olnud isegi tööriistu kaasas, kujutad ette. Julge Me läheme mingisuguse ulmepilliga. Sellel polnud sumpsi ka all. Tuning Hits Race'il oli siuke juhus, kus 3.-4. koht otsustati Polankini ja Markeli vahel veidi teisel viisil kui autodega. Et tahtsin seda veel pehmemaks teha, aga siis Kaido arvas, et ei tee. Kas ikka maha keerab? Et ei tee midagi siin pehmemaks. Ja hoopis visati sinna nitro peale. Täitsa okei oli, et kuidas läks, et siukene mõnus 8 tuli praegu. Mis 8 sõitsid 6? Kursi 6 tundus nagu oleks 8 sõitu või midagi siukest. Kolmakohtuseadus. Tere, Sam! Tšau! Esimene mees, kellega me teeme 3. osa. Ma olen kindlasti ära tüütanud juba. Suvate! Vähem, minul on küll väga huvitav ja mitte, et sinu enda käekäik oleks igav olnud, aga mõnes mõttes isegi vaata, et minu jaoks natuke veel huvitavama teemani lähme. Seda teavad kõik, et on selline asutus nagu ES Racing ja tegelikult eelnevalt sa natukene vihjasid ka, kuidas alguse sai. Et alguses oli ju lihtsalt niinetatud valmis džipi paigaldusmüük kliendile on ju. Ja äkki korra isegi räägime, kuidas sellest nagu see, kuidas see asi sinnamaani jõudis, et te töökoja tegite ja sest alguses oli ju, ma sain aru, et lihtsalt netipood on ju? Ei, nojah, tegelikult neti koduleht. Ja. Mitte neti. No jah, tänapäeval, sorry, jah. Neti koduleht lihtsalt, kus oli mingisugune info, kus oli kontakt, ma ei mäleta, kas isegi telefon, seal oli, võib-olla oli meili aadress, võib-olla Ja faks. ja siis mingisugused autolistid, et Audi 200 siuke mootor pluss, ma ei tea, 20 hobujõud, nagu sellist stiili. Tänapäeval näiteks mu ES Racingu lehel ei ole enam selliseid asju, et tänapäeval on niimoodi, kui tuleb päring, siis ma saadan dünograafiku vastu, reaalse dünograafiku. Sest et ütleme 90% autodest on juba käinud. Neid on nii palju kõiki tehtud, et ma saan näidisdünograafikuid. Mõnikord ma saadan 3-4 dünograafikut samasugusest autost, et inimene näeks, et esiteks, et me oleme teinud ja teiseks, et siis ta saab näha, mis see suurusjärk on, et esiteks ükski auto ei ole samasugune, eks ja nii edasi. Et jah, siis oli veebileht ja siis see mu esimene sõber-partner Erik, ta tegeleb üldse teistsuguse asjaga, ta on programmeerija, tal ei ole aega ega mingisugust autohuvi ka sellist suuremat. Ja siis aga mul oli see kuidagi auto ehitamise kirg nagu. Ja siis ma tahtsin nagu kangesti edasi areneda ja teha ja mingid seadmeid osta ja siis samal ajal oli see Calibra ja Speedestide asjad ja siis oli vaja seda Calibrat ju kuskil ka ehitada, eks ju. Ja siis ma sain sõbraks ühe Toomasega, kellega me tegimegi kõige esimese OÜ nii-öelda ettevõtte, ametliku ettevõtte. Ja siis rendiruumid ja sealt läkski. Ta oli küll ES Tuningu nime all alguses, millega ei läinud kõige paremini rahalises mõistes, et siis ei olnud kogemust ilmselt nii palju teadmisi ja nii edasi, aga sealt sai kõvasti õppida seda kõike ja temaga me tegime Tähetorni tänaval. Ja sealt, see oli siis suurusjärk 2005, 2004? See oli 2005 lõpp, 2006 algus. Toomasel oli ka selline hobiauto, tal oli Celica, päris Carlos Sainz ta ei olnud, aga GT4. Et kahene turbokas 4 vedu, ikka see sama klassika. Et tal oli ka see 12 sekundi pill. Ja siis me koos nagu sellised tehnikahuvilised hakkasime seda asja ajama juba rohkem ametlikult.
ja siis esialgu ta oli ju väike firma ja siis ta hakkas jah, Toomasel oli seal mingisugune garaaž oli Tähetorni tänaval, mis oli 55 ruutu midagi. okay. Seal toimetasime. Ja aga siis, kui hakkasime päris, ütleme, see asi arenes nagu nii kiiresti, meil hakkas klientuuri nii palju tekkima, et me ei jõudnud neid ära teenindada ja meil ei olnud ruumi kuskile autosid mitte ainult sisse ajada, vaid isegi väljas parkida. No, okay. ja siis samal territooriumil vabanes üks angaar, mis oli 300 ruutu circa. Seal tehti meie jaoks remont sees ära ja seal siis üsna mitu aastat sai toimetatud. Ja oota, aga esimesed need nagu teenused, mis te pakkusite selles väikses garaažis oli siis? Olid täitsa järjest tegime, inimesed pöördusid erinevate tellimistega, interkuuleri ehitamine, väljalaskekollektori ehitamine, turbatamine ja seal selles väikses garaažis oli mu esimene progeaju install. Ja see oli siis, pidigi olema 2005 aasta. See oli KMS äkki oli selle aju nimi. See oli nagu nii primitiivne, ühe pihusti väljundiga. Praegult kuulan seda, mõtlen, no et mis, aga et ja Fred Poom oli see auto omanik, Mazda 323, 4 turbokas 4-vedu manual. Kõlab nagu muster. Ja just. Ja väga kihvt putukas, kast tal pidevalt ei pidanud vastu, aga mootori poolest äge. Ja seal sai ka siis nagu nii rauda tehtud, kui siis juhtmestik sai täitsa nullist nagu juhtmesari tehtud, aju paigaldatud, kõik need mäppi andurid, süütepoolid, asjad, et see oli nii uus kõik. See, et tundus siuke nasa ja ulme asi, et see tundus jah, natuke keeruline. Tead, mis kõige pullim on? Kõige pullim on see, et see auto läks nii-öelda poolest pöördest käima. Nii-öelda sellepärast, et starter millegi pärast, mu juhtmestik oli, mingisugune kala seal oli, kas mingi kaitse oli läbi või relee, mingi kontakt, ma ei mäleta, mingisugune hästi väike jama, aga starterit ei võtnud järgi ja sellepärast me proovisime lükates ja poolest vändapöördest pill käis. Ma tegin sellise baaskonfi, ma mõtlesin nagu nii üle selle asja, ma ööd ja päevad läbi seal enam-vähem nagu mõtlesin, et mis kujuga see kütusekaart peab olema ja kui palju millisekundeid ja koefitsendid ja süütekraadid ja asjad ja arvutasin seal midagi nagu tänapäeval never ever sellist asja ei teeks. Lihtsalt võtad, paned käima ja vastavalt sellele, mis toimub lamba järgi sealt. Ja siis sellega teed. Aga siis käis nii jah, et ju siis ma ei tea, kogemust lihtsalt ei olnud, mitte mingisugust kogemust. Sest et sellel ajal kõik progeajud, mis sai pandud, kõik tehti Soomes. Et Laki küll oli enne meid, aga nad käisid alati oma hestekeid Soomes seadistamas. Ja meie olime siis, ma ei oska öelda, kas nüüd just esimesed Eestis, aga kindlasti ühed esimestest, kes nagu progeaju paigalduse ja seadistuse tegid siis Eestis. Sina eelmises osas rääkisid, et tuli üks Jevgeni nimeline mees, blow-off käes ja seda oli vaja paigaldada. See oli siis juba selles suuremas see blow-offi teema, see oli vanas veel, väikses, selles putkas nii-öelda, seal ka kühveldasime, see oli kunagi autopesula olnud, seal oli kanal, mis oli mingit soppa ja sitta täis. Me tellisime endale konteineri ja siis terve päev me puhastasime seda kanalit, siis meil oli kanal, et me saime alt poolt autosi näha ja teha. Mäletan, tegime järjest 3 ühesugusele, 3 sõpra, 3 Porsche venda. Gert üks nendest ja siis Joosep ja Markus. Nendele 3 mehele tegime ühesugustele Porschedele ühesugused 3 tolli custom roostevaba sumpsid.
Okay. selle kanali peal nii-öelda. Jaa. Ja aga Polankin jah, sorry, ma liiga kõrvale jälle lähen. Jaa. Et Polankin tuli blow-off'iga sinna vanasse kohta, aga siis seal vanas kohas või selles väikses me ei olnud kaua, 2006 alguses me juba kolisime sinna No okei. suurde hangaari. Okei. Ja nüüd saame minna süvitsi selle Polankini jutuga, et me, noh, just ongi seesama, et mees tuleb blow-off'iga, kas te saate selle külge panna? Jaa, loomulikult. Ja siis sa ütlesid, et ta oli natuke hiljem juba tagasi, et kas te saate midagi teha, et jõudu ka saaks juurde. Ja sealt läks tegelikult üks väga äge lumepall veerema. Sealt läks veerema täielikult nagu Mount Everestist lausa veerema. Et kõigepealt sellised lihtsamad asjad, sõitis seal mingid kõrged 12 minu arust sõitis esialgu originaalajuga. Et seda originaalaju sai ka seadistatud, sinna sai 300 ZX-i õhulugeja pandud, suuremad pihustid ja siis mingisuguse programmiga, noh jälle need kivid asjad, eks ju, ja sinna pidi mingisuguse lisaplaadi paigaldama aju sisse ja siis tänu sellele tekkisid sinna üldse mingisugused pesad, kus käisid kivid ja siis neid softe, mis nende kivide peal oli, neid ma sain nagu ise juba seekord nagu muuta. Ja sarnase põhimõttega ma tegin kunagi muuseas Viljarmäesepa ZX-i. Okei. Ja siis kui tal veel seda VKM-i asja ei olnud. Ja Polankini auto siis sõitis mingid kõrged 12 ma pakun, sest et noh, jõu poolest oleks saanud kiiremini, aga pidama ei saanud. Hästi väike, mingi dräägislikk oli all, 8,5 või midagi sihukest või 9,5. Jah, ja see aeg veel ei olnud ju isegi mingit preppi ka, et see slikk hakkaks nagu eriti hästi tööle tegelikult. Seal proovisime isegi niimoodi, et ühe varuratta täitsime betooniga ja panime ballastiks pagassi. Aga kiiremaks autot ei teinud. Okay. Aga siis, kuidas see pall siis nagu veerema läks niimoodi? Või nagu, noh, ta esialgu hakkas step by step minema. Ja siis oli see, et noh, Jevgeni on ka sihuke hasartne vend, et tahaks jälle kiiremini saada, eks ju. Ja tavai, et siis me ehitasime mootori, turbo, pihustid, asjad ja siis läks progeaju juba. Me panime sinna Outronicu aju ja ma panin, sellega on ka terve story, aga noh, ma ei hakka vast rääkima, muidu aega ei jagu, aga ma panin selle auto seadesse ja siis me läksime veel autoga Soome Tönosse. Okay. Ja Soome Outronicu nii-öelda esindaja või kes seal oli, tema nagu seadistas üle. Muidugi kiitis mind, ütles, et väga hästi on seades ja lausa rõõm oli seadistada, et kõik asjad töötasid. Et Dünosse ei mindud remontima, vaid mindi päriselt seadistama. Ja meil oli väga kihvt päev, me rääkisime juttu seal, käisime söömas koos veel, mõtle kui palju meil aega üle jäi, kiiresti saime seadesse. Ja siis tollel hetkel oli see auto mingisugune 400 pluss jõudu. Ja see oli ju Rida 4 mootoriga. Rida 4, SR20 ja kuni lõpuni välja. Ja siis see oli tänava konditsioonis veel. Ja siis me selle 400 jõuga, ma ei mäleta, mis me seal sõitsime, aga käigukast läks laiali. Ja siis me upgrade'isime, panime sinna 300 ZX-i kasti. Sellise upgrade'i tegime. Ja tolle kastiga ja selle 400 pluss jõuga sõitis ta AC Draagil minu arust 2009, sõitis 11.2 või midagi, või 11.1 lausa, midagi sellist. Tegelikult see on kiire. See on kiire jah, ja minu arust vägagi ootuspärane tegelikult. 400 pluss jõudu, võikski umbes sinna sõita. Kerge auto, kui saad jõu maha, siis jah, seal olid meil flat shiftid juba tehtud ja gaas põhjas vahetas käike. Ja toimis. Ja siis
ja siis sellest jäi ju ka väheks, mis see 11.1 on, eks ju. Et järjest isu kasvab. Siis samal ajal paralleelselt me ehitasime ka Markeli autot. Mark, kuidas üldse see Markeli Supra nagu, oli su Markeliga mingi isiklik tutvus enne või ta oligi järsku üks mees astus sisse, et tere, te siin teete ägedaid asju ja ma tahan... Me saime tuttavaks, ma isegi ei mäleta, kuidas või mismoodi, millal täpselt, aga tal oli siis Galant, kuldset värvi Galant. Ma arvan, et ilmselt me võistlusel tuttavaks saime ja siis, kui Polankin sõitis selle tänava konditsioonis autoga ja Markelil oli kuldne Galant, siis ühte ja sama võistlust me seal sõitsime ja siis saime tuttavaks ja rääkisime ja siis Markel rääkis mingisugusest Suprast mulle midagi ja siis lõpuks see Supra toodi. Et see ei olnud stock Supra, see oli mingisuguse Jaapani turbokitiga ja asjadega ja värke, et ühesõnaga me ehitasime seda Markeli Suprat ja siis Jevgeni Nissanit paralleelselt. Ja siis ma pean seda paralleelselt rääkima, sest et see toimus nagu paralleelselt kõik. Et Markeli Supraga siis oli see, et algul, kui ta selle nii-öelda Jaapani mingi, võis äkki olla mingi Credit Twin Turbo Kit või midagi, minust ehitas seda autot vahepeal või haldas või hooldas Ube Karos, kes tegutseb meil Lõuna-Eestis Porschedega, Porschede restaureerimisega. Minust tema tegeles nii-öelda tuuningu autodega ka vanasti. Et, aga sealt Markel tuli meie juurde ja siis ma ehitasin mootori talle. Markel ise valis turbo sinna välja. Mootor oli siis ikka loomulikult 2.7 ikka, jah. Ja siis ta valis sinna turbo ja tal oli vanast ajast oli AM-i aju oli seal peal, plug and play. Mul on AM-iga väga halvad kogemused, et see on nagu siuke naljakas aju, et ma olen neid teinud, ma saan sellega hakkama, eks ju, aga täna on naljakas nagu tagantjärgi mõelda, mis see endast nagu ette kujutas. Ja selle, kuna see oli peal juba ja juhtmestik oli ja nii edasi, siis me proovisime selle ajuga, siis me selle ajuga läksime Markeliga Kiltsi rajale seadistama. Omal jõul lihtsalt sõitsime sinna, eks ju. Sõitsime sinna ja seal seadistasime kõigepealt läppars üles nii-öelda, eks ju, sõitsime selle tanklabensuga ja siis, sellega oli juba väga kiire see auto. Väga kiire. Ja siis Markel jäi seal telefonidel kellegiga rääkima ja meil ei olnud isegi tööriistu kaasas, kujutad ette. Me läheme mingisuguse ulmepilliga. Sellel polnud sumpsi ka all. Sellel oli, külje peale oli toru, selline lapik, et ta liiga madalal ei oleks. See oli külje peale ja siis sellisega omal jõul ilma tööriistadeta ainult mingi kanku, kus oli mingi bensu veel kaasas ja minimaalselt mingid kruvikaid asju. Ja siis mina hakkasin, oli vaja see tavaline bens tühjaks sõita. Siis ma hakkasin seal kütma edasi-tagasi sellega. See oli nii fun. Mulle nii meeldis, tal oli R38 treffid oli tal. Sellega siis andsin minna. Ma arvan, et mingisugune circa 650-700 võib-olla jõudu peaaegu võis seal olla sellel hetkel. Boostidest midagi mäleta, eks ju muidugi. Ja siis sain selle paagi tühjaks. Siis me panime Elfi sinna peale. Elfi tünn oli ja siis sellega kütsime edasi seadistust kõrgema boostiga. Ma mäletan seal keegi kohalik mingisugune kiirendushuviline Haapsalust nende häälte peale tuli sinna kohale. Ütles, et ma sain aru, et midagi julma on seal peal, sest et sellised hääled, eks. Ja siis
saime seadesse, midagi katki ei läinud, seal olid omad väiksed tehnilised probleemid, aga suu oli naerul, sõitsime õnnelikuna koju. Niimoodi käis seadistamine aastal 2000, ma ei mäleta, 8 või mis või 7 ja 6 või 7, midagi sellist. Ja siis me läksime selle autoga Maksimi Dünosse, et jõunumber teada saada, mõõtma. Maksimil oli ju samasugune auto põhimõtteliselt. Ja siis tõmbasime seal mingisugune 800 pluss jõudu esimese tõmbega kohe. Ja siis Maksim vaatas suurte silmadega, kuidas see võimalik on, et nii palju. Ja siis Markel ütles, et oota, see on alles madal puust. ja siis Maksimi tuju muutus veel rohkem. aga jah, siis selle setupiga, äkki selle setupiga sõitiski 2007 selle Eesti rekordi 10.5 või midagi, mis iganes, et ma nii täpselt enam ei mäleta, aga siis ka nagu mingi hetk ma ütlesin, et tead, et see juhtmestik ja see aju, need peavad minema. Et nendega on finito. Ja siis samal hetkel nagu sai veel asju seal tehtud. Trysump tuli, ma mäleta või, siis veel ei olnud mootor ehitatud. Siis oli mis iganes Jaapanist tulnud, aga võt, kui see AM läks, siis ma tegin ka mootori. Ja juhtmestik, Autronic jälle, kere tegime ka edasi. Ja selle mootoriga me läksime Rootsi mootoridünosse. Lihtsalt huvi pärast, miks selline valik, et mootoridünosse minna? Kere polnud lihtsalt valmis või tundus, et nagu see... Tead, aga täna ma oleks samamoodi läinud parema meelega mootoridünosse sellise mootoriga. Sellepärast, et sa ei pane seda rehvi maha dünos. Viljar on siin kuidagi moodi 2000 eppa nii-öelda tõmmanud, ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ma vahest olen hädas tänavaautodega või ütleme selliste võimsamate ühesilla veolistega, kus on näiteks mingi 700-800 jõudu, 800 pluss jõudu Supra, seal peab 2 meest juba pagassis istuma, rehvid lased tühjaks ja väga korralik rehv peab olema ja nii edasi. Et lihtsalt ma teen tavaliselt sellised vähe pikemad tõmbed, et mitte 3 sekundit. Jah, korralikult koormust asja. Korralikult koormust ja pikk korralik tõmme, siis sa saad segud süütada asjad paika. Ja mootoridünosse mul oli jällegi, ma ei mäleta, kust oli üks kontakt, Jokke. Jokke on Rootsis, oli, kahjuks ta suri Covidisse. Aga Jokke oli Rootsis väga kuulus kiirendusmaailmas inimene. Et ta on seal promoditiimides ja tsiklitiimides ja igal pool nagu osalenud. Ja siis seal mootoridünos seadistasime seda. Jokke oli ka nagu nii positiivses meeles nagu üllatunud sellest mootorist. 2 päeva seadistasime. Kõigepealt panime seda dünosse üsna mitmeid tunde. See on kõva ehitamine. Ja siis VP C16-ga, kõigepealt alustasime tavabensuga ja siis C16-ga edasi. Ja siis me 2,8 baari, lõpuks jäi 2,8 baari, 1140 hobujõudu. Ja üle 1000 hobujõu oli vahemikus 6000 kuni lõpuni välja ja lõpuni välja oli 9300. See on väga hästi, see on ikka nagu... Üle 3000 pöörde 1000 pluss hobujõudu. Et selle Joakimi nimi oli Jokke, ütles, et fantastiline mootor. Et ta just seadistas... mingisugusele rootslasele Supra mootorit, ütles, et see oli nagu Mount Everest. Siuke korraks piikis ja sama järsku tuli alla. Ja meil oli niimoodi, et tuli ja hoidis. See on ikka ilus, peale selle, et mootor raudvaraliselt on nagu ideaalne. Siis ka kollektor, turbo, kõik see peab olema nagu
see kõik tükid peavad olema õiged ja vastavad, et see asi niimoodi teeks. Aga suur see turbo seal oli, kui sa mäletad? See oli GT 4508. Me võime pärast vaadata järgi netist, mis need impelleri size'id on. Et aga 1100 hobujõudu tuli, seal oli see, et kuumakoda hakkas piirama. Meil backpressure'i andurit ei olnud, aga seda oli nagu näha. Et keskelt väändealas saime kõrgema boostiga veel juurde, lõpust pidi boosti allapoole hoopis nagu rämpima. Läks nagu umbseks, aga jõudu tegi korralikult ja noh, jällegi, mis aasta see siis oli, 2007-2008, oligi, ma arvan, 7-8 hooaja vaheline aeg ja siis oli 1100 hobujõudu 3-liitrine. See on vau. Ja mis on kõige hämmastavam on see, et selle mootoriga kuni lõpuni välja, kui Markel selle auto maha müüs, oli ainukene probleem oligi see, millest ma ennem rääkisin sellest lashcapist. See oli siuke loom, see lihtsalt kestis, sellega mitte midagi ei juhtunud. Aga selle mootori detailid, komponendid, asjad valisid kõik sina välja või? Ma isegi ei mäleta, kas Markeliga koos valisime või Markeliga ma mäletan ainult seda naljakat seika, et tema tahtis, et ma ehitaks selle mootori talle garantiiga. Kujutad sa ette? See on keeruline, eriti nagu võidusõidutükke garantiiga ehitada. See on jah, et ma ütlesin, et saad aru, et kui ma teen, näiteks Visekul on niimoodi, et kui sa teed kolvikarbi lahti, siis esimene asi, mis sa näed, on punane lipik, kus on suurelt kirjas no warranty. Et mismoodi ma annan sulle mootorile garantii, kui mul on komponendil ei ole garantii. Aga siis ta ütles, et aga soomlased mulle teevad garantiiga mootori. Ma ütlesin, palun, eks. Aga see hind oli seal mingi 3-kordne olnud, eks ju, ja siis ta ikkagi tahtis, et mina teen ja mul on siiamaani see kõik spec olemas paberi kujul, kõik clearance'id, Bolti, Newtonid, kõik asjad on olemas, et see oli väga hea mootor. Just see, et ta käis 9300 on ju. 9300 me proovisime, me julgesime proovida, kuna seal olid väga rasked vedrud, siis jäigad tõukurid. Tõukuritega seal oli mul ka oma lahendus. Seal mingisuguseid regulseibe üldse ei olnud, tõukurid olid ise paksuse järgi. Lashcapid olid ainult osadel klappidel, seal kus oli klapivart natukene vaja pikemaks teha. Et seal, kus nagu seda doosi ei olnud, see kõige kõrgem doos oli ikka liiga lühike, eks ju, sinna pidi panema lashcapi ja siis mingisuguse mehtõukuri. Et see oli tükk tööd ja Junni nukad Made in Japan. See on väga siuke nišifirma jällegi. Et nendega ma suhtlesin ja meil olid Polankini mootoris olid ka alati Junni nukad. Et see on siuke, Junn on ka väga, kes on JDM-i maailma nagu jälginud, need peaks nagu teadma. See on siuke vana kool umbes nagu HKS. Väga tõsine. Aga väike. No tegelikult see väike asi aitab meeletult kvaliteeti tagada. Ja Jaapani kvaliteet on üldse, mulle meeldib Jaapani kvaliteet. Jaapani, miks ma see Time-Attack jällegi, sorry jälle tulen selle juurde tagasi, aga ma vaatan ka YouTube'is on üks väga hea Time-Attacki kanal, mis kajastab seda Jaapani Time-Attacki kultuuri, eks ja see nende auto ehitamise kultuur, see on nagu nii fantastiline, see on nagu nii viimase peal, nii pedantselt, see on ilus vaadata, silm puhkab. Jaa, täpselt, see on jah. Ja nii, praegu me rääkisime aastast 2007 vastu 2008, et sai Markeli mootor tehtud. Ja Markeli see Autronic juba 1100 jõudu, eks ju, ja siis sellega hakkasime järjest nagu paugutama manuaalkastiga. Ma just tahtsin öelda, et kas see oli ju minu meelest manuaalkastiga. Ju seal olid mingid torud asjad olid sees on ju ilusti. Ja turvapuuri me tegime kohe. Seda tegite ka teie? Jaa. Okei, et suuresti ikkagi selleks hetkeks see auto oli täiesti teie ehitatud, on ju? Jaa, see oli, mäleta, kas seal oli mingi
Bolt on puur äkki sees või mingisugune mikihiir seal oli, Mm. aga selle me võtsime välja, tegime korraliku nõuetele vastava Mm. eeskirjadele ja see oli jah, seal rehvi size oli niimoodi piiratud, et maksimum, mis sinna taha mahtus, me pidime sisemist koobast veel välja prepareerima Okei. ja laiad tiivalaiendid plastikust läksid külge, siis tänu sellele sai sinna natukene laiem rehv vahele. Aga muidu see sild oli ju ja differ ja vedrustuse skeem, see oli kõik nii-öelda stokk. No. Et selline lahendus, ma ei mäleta, mis see rehvi mõõt oli. Aga ja sellepärast, et seda sisemist koobast ei olnud, siis kõik purnid olid sellised, tuba oli tossu paksult täis. Kui me leiame selle video ülesse, siis me paneme selle siia, kui ei leia, siis kunagi publik saab ise otsida. Aga oli mingisugune, alles mõni päev tagasi jäi silma ka, Markel tegi purni ja see oli siis, minu meelest siis, kui automaatkast oli küljes. Tegi purni ära, jäi seisma, siis keegi jooksis tal autoni. Raja pealt oli juba toss ära läinud. Ja siis tegi Markel ukse lahti ja see, kes eest juhendas, see tegi teise ukse lahti. Ja siis tuli sama palju veel seda tossu sealt autost välja. See oli nagu reaalselt, seda tuli sealt autost nii palju välja, et nagu kuidas see mahub sinna nii palju, ma ei saa arugi sellest, Jõhker, aga see jah. oli nagu jõhker. Ja see oli jõhker, jah. Ämblik lendas. Ämblikud muutusid rehvisuitsuks. Jah, vaadake, kui palju sealt veel sprongisi tuleb, teine sama palju juurde. Markel on mees omaette, oleme ausad. Väga kiire on see Supra. Ja Markeli Supra oli siis sükane juba uipu ära ehitatud. Ja siis Polonkini... No tal oli jah, selle autoga 2008 siis oligi mingi 9.2-9.3 midagi sellist sõitis. Mis oli hetkeks nagu just nagu Eesti rekord. Aga siis sellel hetkel, kui Krummi autorajale saime, siis tuli 8.9. Aga Polankin. mis pidi see oligi, et kas te Krummi autot olite juba ehitanud ja siis alles hakkasite Polankini autoga nagu suurt ehitust tegema või kõik oli kõik läbi segi? Vahepeal need olid nagu seal korraga, Okay. ma arvan, aga Polankini autoga on selline lugu, et see on kõige pikemaajalisem projekt, mis minul kunagi on olnud. Miks? Mitu põhjust on sellel. Esiteks, nii põhjalikult sai tehtud. Minu jaoks oli kõik totaalselt uus šassii ehitamine, ma SFI spekki nüüd ei mäleta, sai need SFI spekki raamatud ostetud, selle järgi tehtud kroomolust täis raam, mitte turvapuur Mitte juba. puur, vaid raam, jah, et autol on põhi alt ära lõigatud ja täistoru raam. Ja see kõik oli uus, eks ja siis lisaks see, et see auto oli üldse nagu nii kompleksne siis ja teine põhjus oli finantsiline põhjus. Ma ütlesin Jevgenile, et ma olen neid igasuguseid nagu projekte kõrvalt nagu vaadanud ja kliente, eks ju. Siis ma ütlesin talle, et esiteks, number 1, ehitame seda asja õigesti. Ja, ühe korra korralikult. Ja, korralikult. Ja teine asi, ära ehita ennast lõhki. Rahalises mõttes, et ehita sellises tempos, kuidas sinul on endal mugav, et muu elu ei kannataks. Ja tänu sellele see projekt oli minu arust nagu kohati tundus, et lõpmatu, aga mingi 8 aastat vist läks enne, kui see lõpuks nagu saime hakata nagu sõitma midagi tegema sellega. Ma ei mäleta, mis aasta see oli, 12 või 11 või 12, millal me testima sellega saime hakata lõpuks. Sest et see, ma ei tea, miks ma tahaks mäletada seda, et siis, kui see, ütleme, et Polankini auto veel roheline oli, ehk siis tänavaauto, siis sinna said ka mingid torud asjad veel sisse ju. Ja see oli turvapuuriga. Ja siis ta sellega sai... Sest et muidu ta ei oleks saanud madalat 11 sõita. Ja sellega ta, just tahtsin öelda, et sellega tal jäi parimaks madal 11 on ju. Ja siis
aga kuidas ta nagu, noh, oligi see, et mehel oli soov tahta kiiremini, paremini ja siis see, et ei, teeme 4 lingiga toruraamil auto, et no ma ütlesin talle, noh, et seesama, ju me siis ikka nii palju kordi olime nagu kõike kaalunud ja mõelnud, et kui noh, tegelikult jällegi me nägime, ma arvan, et nii see oligi, et me nägime kõrvalt, kuidas asjad muutusid meie Eesti kiirenduse maastikul. Just tänu sellele, kuidas just Krummi tulekuga. ja see suur, Ja suure see rattarauto. muutis kõik nagu ideed nagu uuesti ära. Sest et selles stiilis auto nagu Markelile, eks ju, me nägime kõik, see auto oli suuteline lõtva sõitma kogu aeg 8, aga normaalsel rajal. Meie rajal sa ei pane seda jõudu maha lihtsalt. Ja manuaaliga see oli nagu nii ebastabiilne. Ja siis me vaatasime, kuidas me selle väikse mikromootoriga siis, sest et meil see kontseptsioon oli see, et aga me teeme sama mootoriga, mis sellel autol on. Me ei hakka sinna V8 panema või JZ-i panema, eks ju. Tänapäeval võib-olla oleksime mõelnud teistmoodi natukene, sest et see teekond ei olnud lihtne üldse, aga samas tänu sellele on rekord endiselt meie nimel, nii et noh, ei ole. Aga tegelikult noh, natuke hüppame edasi-tagasi, aga lähme äkki siis Markeli autoga lõpuni väljagi, et ju nagu sa ütlesid, lõpuni välja oli tal see sinu ehitatud mootor, mis tegi 1140 jõudu. Jah. Rootslased räägivad 100 hobujõududest, ei räägita 10 üldse, 1100. Jah, no ikkagi. Ja pluss minus, mis oligi see, et see mootor käis 9300 piirajasse ja see tegi nagu, laivis ma mäletan väga vähe, aga nüüd tänu sellele saatele, siis ma olen hästi palju YouTube'is kodutööd üritanud teha ja siis seda Markeli Suprat on igal pool, mis on heas mõttes ja siis vaatad ja kuulad neid burnout'e ja neid tõmbed ja siis on ka nagu see tegi nii ilusat häält. Ja hääl oli kihvt hääl oli kihvt ja siuke toores auto. Ja just seesama video, millest ma rääkisin ka, kus tuba oli tal tossu täis, kui oli juba automaatkast, mille ma tahtsingi kohe jõuda, siis ma ei tea, miks see on üks asi, mis mulle endale isiklikult meeldib, on see mõnes mõttes tühikäigul see kriiskav turbo. See nagu, noh, see on siukene nii nagu hirmuäratav, see turbo nagu vilin ja krigin, siukene natuke nagu mehaaniline või siukene, et ühtepidi see on nagu, kui su konkurent tuleb siukse autoga sulle vastu, see nagu, noh, see juba nagu mõtleb ka, et kurat, kui siukse häälega pill on, siis see on nagu hirmus või noh, et siit hakkab tulema midagi. Ja teistpidi nagu, ma ei tea, see kõik nagu minu jaoks oli kuidagi nagu nii äge. Aga ka, kuidas te sinnamaani Markeli autoga jõudsite, et nüüd automaat panna? Selle otsustas Markel ise, et me käisime selle autoga igal pool päris palju tegelikult sõitmas ja nagu ma ütlesin, et kestis, eks ju, siis reaalselt ka see auto ei seisnud, vaid sellele anti nagu kogu aeg nagu hagu ja siis oli, ma ei mäleta, kes see oligi, äkki Leedu võistlus, kus Markelil mõõt täis sai sellest manuaalist, kui see kast seal jukerdama veel hakkas, esimeselt teisele ei saanud vahetada, eks ju. Ja siis ta otsustas, et automaat on hea lahendus, kuna seal olid Ameerikast nii-öelda Bolton lahendused kohe võtta, tellida, väidetavalt suurt jõudu taluvad ja noh, nii nagu ikka, eks ju, suurte lubadustega, aga seal ei olnud mitte midagi muud peale probleemide. Et see kast oli kogu aeg, see oli lugematuid arv kordi oli lahti käinud see kast meil. Korra küsin, et see oli TH mingisugune 3 käiguga. Kas võis äkki olla, mis see tugev on, 350 või 400? 400 on tugev. Siis on 400 vist. TH mingisugune 3 käiguga see oli, eks ju, turbiiniga vist ei olnud probleeme, aga lõpuks, kui see kast oli, ma ei tea, mitu korda juba lahti käinud ja korda tehtud, eks ju, siis lõpuks me arvasime, me proovisime seda teooriat ja see töötas. See kõrge mootoripööre oligi see, mis selle mootori ära tappis. Kasti tappis, jah? Õlipump vist oli see, mis ei suutnud sellise pöördega
Elada lihtsalt. oma tööd teha. Ja kui Tekitas äkki mingit vahtu või ma ei kujuta ette mm, ja siis kastid järjest läksid. mm, Ja nii kui me mootoripööret natukene langetasime, aga me saime seda vabalt teha, sellepärast et powerband oli nii suur. powerband oli nii Jah. lai, eks. Siis ei olnud probleemi. Ja peale seda siis sõitis jälle ja sõitis nagu nool sirgelt juba. Palju lihtsam oli sõita ja sõitis oma 9.2 stabiilselt nii-öelda all day long. Jaa. See oli äge. Et vahepeal oli niimoodi, et see auto seisis tal ja siis lihtsalt mingi kevad mõtles, et ma lähen sõitma. Puhus suruõhuga tolmu maha, viskas käru peale ja ma isegi ei käinud vist kaasas. Küsisin või vaatasin kuskilt laivist, ma ei mäleta. 9.2. Esimene sõit kohe. Väga mõnus, väga mõnus. Ja siis Krummi auto. Krummi auto, nagu ühes osas juba rääkisin, et selle me ehitasime lihtsalt lõpuni. Et see tuli poolikuna kuskil, võib-olla Norras äkki oli seda ehitatud. E36, kere algselt kõvasti laiem 4 link ja siis vana M5 rida 6. Ja S32 mootor. Kas on S32? Võib-olla, ja võib-olla küll. Väga suure turboga oli see. Jaa. Oota, korra unustasin. Markelil läks mingit nitro peale, see oli siis puhtalt turbiiniga spuulimise pärast või? Kas oli Markelil nitro peal? Kurat, ma nagu mäletaks, et pagassis seal midagi korra kohmitseti. Aga võib-olla mäletan valesti. Minu arust, oli küll, sul on õigus. Ja see oli automaadi pärast. Jah, et saaks spuulida lihtsalt. Jah, turbiinid, värgid, et stardis saaks üles mingi siuke teema. Jah. Ja Krummi auto oli ühesõnaga selle vana kooli M5 mootoriga. Ja see mootor oli väidetavalt nagu valmis ehitatud, tõsta vahele, keera võtit, aga see tuli nagu eraldi autost. Ja öeldi, et see mootor on mootoritünos seadistatud ja sellel mootoril oli juhtmestik valmis ja autorooniku aju minu õnneks. Jah, ehk siis just tahtsin öelda, et sinu selle aja töövahendid. Ma siiamaani fännan, ma alles nüüd siin mingi pool aastat tagasi seadistasin ühte autroonikut ja oi, kui fantastiline see oli, hea kogemus jälle. Aga see oli just nagu seadistatud, aga millegi pärast ma mäletan siiamaani, et Ventvelli tagumist simmerit ei olnud küljes ja õli ei olnud sees. Et mismoodi ma siis küsisin Krummi käest, mismoodi see seadistatud saab olla, eks. Nii. Ja siis nii see oli, seal ei olnud kardaani, seal ei olnud, mootor ei olnud vahel, eks ju. Enne kui me kardaanini jõuame, mootor, kast oli ju... Kast oli Powerglide. Kahekäiguline? Okei, nii. Ja turbiini ei olnud, kardaani ei olnud. Ma mäletan, mida kõike seal ei olnud, ilmselt istet, vöid, kütusesüsteem, null ja nii edasi. Et kõik see sai ehitatud ja tehtud ja nagu lõpuni, et saaks autoga sõita, eks. Ja siis olid esimesed testid, siis jällegi, Dünosse pole sellist peletist kuhugile pannud. Mootoritünosse kuhugile minna enam pole aega. Ja siis mõtlesime, et siis raja peal testime ja proovime. Ja raja peal siis esimesed testid olid sellised, et see spuulis ja siis lõpuks, kui üles spuulis, eks ju, siis ma nägin, et kurat, sellel autol on potentsiaali. Ja 2,6 baari või midagi siukest, mingi jõhker vedru oli seal sees. Tahtsin seda veel pehmemaks teha, aga siis Kaido arvas, et ei tee. Kes ikka maha keerab? Et ei tee midagi siin pehmemaks. Ja hoopis visati sinna nitro peale ja nitroga stardis pööre ülesse. Ja siis hakkas kohe neid 8-9 tulema.
see rajuaparaat oli see. Pluss see, et ta nägi siukene monstrum välja, ühtepidi ta nägi jumala äge välja, teistpidi ta nägi tegelikult väga inetu välja. nii on, täpselt nii. et see on kuidagi täpselt, et nagu vaatasid ühelt poolt ja pöörasid natukene nurka, siis oli kõik järsku vale, noh. Pöörasid natuke nurga tagasi, vaatasid, jumala maasikas pilt. et jah, ja just see ka, et see BEM-i, noh, mina siukse BMW fanatina, et just oligi äge see, et ta oli selle BEM-i vanakooli M-i mootoriga. Ma ei tea, miks mulle see nii hullult nagu meeldib. Ma üldse väga hindan seda, kui ei ole, noh, ma ei kritiseeri kedagi, eks ju, igal ühel see on sinu maitse, see on sinu maitse, mis jah, aga mulle väga, ma ise ka isiklikult väga fännan, kui on vähemalt sama marki. Okei, et ei ole täpselt sama mingisugune, ma ei tea, võib-olla see kere oli 316 üldse, eks ju, aga BMW-l on BMW mootor. Supral on Toyota mootor. Nissanil on Nissani mootor. Et see on väga äge minu arust, see on stiilne ja see kontseptsioon mulle meeldib, mulle istub. Ma olen suuga täiesti päri, lihtsalt jah, kõige mõtlete, et Harril on ju LS, noh jah, Harri on vaene ja M50 ei jaksa ehitada lihtsalt, LS on best bang for the buck ja noh, mul on BMW originaalist olnud katuseplekk, et ta on ise ehitatud auto, siis võib olla see ükskõik. Sa ei pea vabandama, ma räägin veel kord, et ma ei kritiseeri, igaüks ise valib, eks ju, see on täiesti. Ja see on konkreetselt sinu maitse, et tegelikult ma ütlen ausalt, mõnes mõttes ma olen jumala päri sinuga, et olenevalt sellest kontseptsioonist, mida teha, siis peakski niipidi minema. Kui ma räägin nagu täispuhtas toruraam autost, millel on lihtsalt mingisuguse margi nina antud, siis on juba läheb nagu, noh, siis see, kas ta on päriselt BMW, siis see juba läheb, see piir läheb juba ujuma, vaata. Aga noh, see on lihtsalt maitset üle arutlemine praegu. Aga selle krummi auto seadistamised, nitrod asjad, no seal oli... Seda sa siis käitasid, aitasid seda autot käidata ju mitu aastat ju. No jah, aga seal ei olnudki nagu suures plaanis nagu midagi paljud supportida, et noh, ma olin samal ajal Markeli ja Polankiniga rajal, eks ju, ja siis Krumm ka veel, võib-olla oli veel keegi, ma ei mäleta, eks. Ei jõua ka kõike nagu teha ja kõik nad omavahel veel konkurendid, eks ju. Samas klassis koos. Ja, et noh, samas mingisugust sellist kadedust või sellist asja ei olnud, et või viha või midagi sellist, et ikkagi plaan või soov oli see, et maksimaalselt kiireks kõik vennad teha. See oli nagu see eesmärk. Jah, pluss ma mõtlen nagu sinu kohalt, kui seadistan oligi see, et 3 täiesti eri platvormi vaata. Noh, et ongi see, et mis ma suudan sellest välja võtta. Kõik täiesti erineva kontseptsiooniga ka jälle, eks ju. Ja noh, Krummi autol tegelikult seda seadistust, mootori seadistust ma väga palju ei pidanudki korrigeerima. See oli, nii nagu öeldi, ja pidas päris hästi paika. Sütenurgad, kütusekogused, lambdad, asjad, eks ju, see oli enam-vähem. Seal oli vaja ainult nagu konfida mingisuguseid neid nitro spooli asja, võib-olla seal sai mingi timer pandud või lülitid, switchid, asjad, ma seda ei mäleta, sellised asjad mingisugused ja vahepeal siis kuskilt logi vaadata ja öelda poistele, et kõik on okei. Sest Krummil oli täitsa oma tiim, kellega nad käisid ja nad oma ette nagu toimetasid nagu muus osas. Okei. Aga see auto ju tehnilises mõttes ju kestis ka väga hästi, samamoodi nagu Markeli mootor ju. Ja ma arvan küll, jah. Ta ju käis alles siin mõned, ma ei tea, mõned aastad. 2017, kui ta sellega sõitmas käis. Legends. Jah, Speedest Legends. Aga siiamaani töötas, noh, seal Viljar Tõnis, kes need olid seal, aitasid tal selle uuesti ellu ärgata ja jälle sõitis. Miks ma tegelikult tahtsingi nüüd Krummist rääkida, vaid nagu sa enne ütlesid ka, et see Krummi uue auto tulek, see oli siukene nagu raputaja ja nagu pildimuutja ja nüüd see Polonkini auto. Noh, et ongi see, et teil oli see paigas, et jääb see niimoodi originaalmootor, 4 pütti, turbo, seekord tagavedu. Oli aru saada, et konkurents ja see asi on läinud selliseks, peab olema suure rattaga loomulikult ainuõige 4-link minna. No, ja et ka auto kerge oleks, siis peaks temaga minema kroomolüteenium tururaamile. Ja sealt, noh, niintud kontseptsioon nagu selline oli paigas ja kuidas see nagu see, noh, see oli 2-3 aastat ehitamist ju. Ja kuidas nagu see kõik välja nägi.
no siis tegimegi, et SR20, väike SR20 ja kroomolutoru, nii nagu saigi, rääkisime. Ma üldiselt nagu seda teemat üldse ei põdenud, et väike 4-silindriline mootor, sellepärast et tolleks hetkeks oli juba nagu teadmisi ja infot nagu nii palju maailmast ka, et tollel hetkel sõideti 4 silindriga juba 6 sekundit maailmas, maailma mastaabis, eks ju. Et sellepärast ma ei näinud probleemi, et peab kindlasti midagi muud panema. Ja kuna see mootor oli ka, siis sellega läksime edasi. Ja sinna siis suuremad turbod ja asjad aga sellest mootorist me tegime metanoli mootori. See oli alkomootor. Minu raamatu oli vist ainuõige tegevus metanoliga sõitu, nagu vähemalt kiirendust. See oli kihvt. Ja te selle mootoriga tegite lõpuks kindlasti üle 1000 euro ju. Ma arvan, et 1000 kanti pidi olema. Noh, esimese mootoriga, mis oli ka metanoli mootor juba, eks ju, seadistasime mootori dünos. Kaido Karjusel Artman Racingus oli mootori düno kunagi ja ma kutsusin siia Eesti selle sama Jokke. Ja Jokke käis meil siin külas, koos seadistasime Kaido mootori dünos. Aga see seadistamine jäi pooleli sellepärast, et hülsid vajusid ära ja kaaned ühend ei pidanud. Surve lõi sisse veevärki ja seal jäi pooleli. Ja siis seda mootorit sai edasi arendatud. Lõpuks meil selle sama plokikaanega murdis pidevalt tõukureid puruks ja siis me läksime üldse moodsama samuti Nissani 4-silindrilise plokikaane peale, kus on tõukurid võlli otsas, neil ei ole kuhugile sealt lennata minema ja nad on ilusad tugevad ka ja selle plokikaanega siis juba läksime edasi. Ja selle mootoriga, selle mootoriga juba, mis oli uue plokikaanega, seda seadistasin ma ilma Joketa ja otse rajal. Dünos me enam ei käinud. Nii et sellepärast ma ei oska jõunumbrit sulle öelda, aga lõpukiirusest ja kaalust võiks järeldada, et 1000 pluss võis olla. No seal etteruttavalt ju selle autoga Soomest te sõitsite 81, vabandust. 273. No 273 see eeldab kindlasti 1000 jõudu, kui mitte rohkem pigem. Aga õnneks oli kerge auto, tegelikult väga kerge auto. Nagu, mis ma nagu ise vaatan ja arvan. Ja sinna ju te tegite ES Racingus oma kätega ju täis toruraam põhja, täis toruraami, Ellingi paigalduse. Eesti nagu toru, sa oled mulle rääkinud, aga toru te ise ei painutanud, et selle sa ostsid teenusena sisse, on ju? Aga selle fabritseerimise asjad, selle te tegite kõik seal. Eestis. Kusjuures fun fact on see, et selle toruraami keevitas kokku mulle Kaimo Krikk ja Jari, see Heinonen, bad toy. Ta käis mul külas Eestis mingi hetk ja vaatas ja ütles, et helvetin kova on see keevitusjälg. Mul on olnud au Kaimoga paar korda isiklikult kohtuda rääkida just metallitööalaselt. Ja ma olen sellest mehest kuulnud ulmelugusi keevitusmaailma mõistes. Et see on nagu, on äge. Tegelikult tema on ka mees, kellega võiks kunagi rääkida, sest et selle mehega käib üks esivõeline Honda ehitus ju ka käsikäes, mis oli ju isegi autolehes. Ta vist väga palju selle Kaimo selle Hondaga sõita ei saanud või ei sõitnud, aga iseenesest see ehitus kui selline oli ju maru, mis ta tegi. Aga see selleks. Siis see Polankini ehitus, see võttis teil ju pikalt aega, te lõpuks saite kõik valmis. Aga üks asi, mis me ei ole sellest autost rääkinud, mis on iga võidusõidu auto jaoks väga tähtis osa, on käimakast. Seal oli mingi väga huvitav traktori tükk külge pandud. Jah, et käigukasti me valisime sinna, miks käigukast oli seal Lenko. 5-käiguline planetaar manuaallülitusega
siduriga oli meil, seda saab ka panna turbiiniga, eks ja meil oli siduriga kast ja kuna oli 5 käiku, siis neid sektsioone oli 4 pluss reverse ja see kast oli väga-väga pikk. Ma ei tea, kas me kuskilt mingi pildi ka leiame näitamiseks. Ma arvan, et me siia samma alla descriptionisse paneme ühe lingi. Motors TV, Motors 24. Lasa tehtud video, kus on tegelikult, sa räägid sellest autost, sa tutvustad seda autot ja sa räägid väga täpselt ka sellest käigukastist, kus on need suured kangid ja kuidas, mis ja mida ja siis seal sa räägid väga täpselt ju ära selle, et kuidas te burnouti tegite, et niinimetatud, mis kombodega ja kuidas, et nagu väga-väga siuke huvitav, aga nagu... see kast oli isegi soomlaste mõistes nagu haruldus, sellepärast, et kui me seal Alastaros käisime, siis sommid käisid ka suurte silmadega vaatamas, et ohoh, et aastal 2013, eks ju, et keegi sõidab nagu nende kangidega reaalselt veel, eks ju, et Lenkole saab airshifteri külge panna, aga me otsustasime, et meil on nii stiili küsimus. Aga kust üldse seda jõudsite sinna maani, et see Lenko kast sinna panna? See tuli sealt, et meil oli juba valmis ostetud nii-öelda on-off sidur. Ja noh, siis tavalist tüüpi sidur, eks ju, mingi 4-kettaline OS Kicken vist. Ja väänet kõike kestab piisavas koguses, aga ei saa sujuvalt päästa. Ja kui me suhtlesime erinevate kastide tootjatega, Libertid ja Jerichod ja mis kastid seal veel kõik olid, siis kõik ütlesid, et ei, no, ainult track slippery clutch. Ja, et, aga Lenko ütles, meil on ükskõik, mis sidur teil on. Ehk siis nad olid nii kindlad selles, kui pommikindel nende tükk on. Ja see oli nagu pommikindel tükk. Ja, siis tegelikult seis on see, et ju öeldakse, Top Fuelil ei ole käigukasti. Jah, Top Fuelil on Lenko reverse. On libisev sidur ja on see sama Lenko reverse, millega ta valib, kas ta sõidab edaspidi või ta tagurdab. Top Fuel on 10 000 hobujõudu. See on ulme asi ja see põhimõtteliselt see Lenko reverse on seal küljes. Et need mehed saavad olla kindlad, et jah, pane oma 5-kettaline on-off sidur sinna ja ta ei lähe katki. Et noh, neil on põhjust olla nagu kindlad endas. Nii me sinna selle kastini jõudsime ja see kestis. Ja see 8.1 aeg, see oli sõidetud tavalise siduriga. Et me, kui muidu trackis kõik seadistavad linke, RF-i rõhku, asju selleks, et pidamist nagu maksimaliseerida, siis meie seal Soomes, see oli teine start Alastaros autoga, kui 8.1 tuli. Esimene start me jälle poos kinni nii-öelda, ei olnud piisavalt jõudu. Me startisime 8-9 tuhande pöörde pealt 2,7 baari boostiga ja seda jõudu ei olnud selle rehvi jaoks piisavalt ja selle pidamise jaoks ei olnud piisavalt, eks ju. Sidurit libistada ei saa, nii, mis me edasi teeme. Me panime palju rohkem rehvi rõhku kui vaja. Me panime kaikad sellisesse asendisse, et oleks pidamist vähem. Ehk siis kõik tegime selleks, et pidamist maha võtta, mitte juurde panna. Aga näed, vahest sa peadki astuma sammu tagasi, et mille kiiremaks. No tolles olukorras see oli ainu õige lahendus, muud varianti ei olnud. Ja siis ma ei tea, ma ei mäleta, mis käiguga, aga seda autot nagu shake'is päris kõvasti. Tänu sellele, et rehvi rõhk oli nagu nii suur, ilmselt ei läinud see nii jubedaks, aga Pulankin oli ka nagu, hammas oli nii verel, nii tahtis seda head tulemust saada, et ta ei lasknud järgi. Ta läbi selle shake'i lasi nagu läbi ja sõitis lõpuni. See oli kihvt sõit. Ja peale sõitu Jari tuli meie boksi ja ütles, tuli Jevgeni juurde ja surus tal kätt, ütles, et sa oled kõva mees, et gaasi maha ei lasknud, ta nägi kõrvalt, kuidas shake'is. Ma olen ühe korra täpselt seda sama asja teinud, et kastikas läks rämedalt shake'i ja ma ei lasknud maha, et äkki lükkab, äkki tuleb jõudu nii palju juurde, et läheb üle. See oli päris õõvastav kogemus ja peale seda ülla, kõik sillapoldid lahti. Ja et oligi see, et paar, kastikaga neid ajasid veel ja siis iga kord tehas korraga või käis väike shake läbi, auto üles ja kõik poldid muutusid uuesti üle pingutada.
aga Eestis, mis meie tolleaegsetel liberadadel selle Polonkini parimaks jäi? Meil läks küll see õige sidur sinna vahele, eks ju, träägisidur, väga korralik. Aga me ei saanud seda seadesse, me ei jõudnud startide arv ei olnud veel piisav, lihtsalt ei saanud nagu paika veel seda nii libe rada, et kogu aeg ikkagi ta jah, muutub nii palju ka, et see... et me ei saanud nagu seda asja paika ja Eesti parimaks jäi meil 9-4 vist. Okay. Et jah, see oli ka sihuke, et vahepeal lased maha ja siis uuesti vajutad ja et kindlasti, kui oleks nagu vaeva näinud ja veel starte teinud ja seda siduri paika saanud, siis oleks, no ma arvan, et 8 seki autoks oleks kindlasti selle saanud. Kindlasti. Eesti rajal, ma mõtlen. Et jah, aga noh, mis põhjustel see niinimetatud selle auto tee otsa sai, see las olla. Ja siis see auto ju seisis ikka väga pikalt. Ja siis see auto leidis endale uue omaniku, Janar Lüki. Ja Janar on nüüdseks selle, jah, praegu peaks, kui osa välja tuleb, peaks suvi olema, nüüd me ei tea, mis, aga siis 2024 hooaja lõpuks Janar oli selle autoga 7 sõitnud ennast. Sõitis auto indeksi puruks. Jah, autokere rekordi sõitis ära, jah. Ja rekordi sõitis ära. Jah, nüüd ta ei ole enam sinu maitse järgi, et sama margi mootor, aga minu jaoks ta on ikkagi äge asi. Ja natuke on ikka ju hea meel, et ei läinud vanarahu hunti ja ei... Mul on hea meel, et jah, et see auto on elus, see kere sõidab, on rakendust leidnud ja väga äge, et ma ei tea, kõrvalt ma käisin kiirendusel osalemas sellel Wildcardsil, eks ju, väga kihvt oli vaadata ja käisin juttu rääkimas ja kõik on kihvt. Ja nüüd ühest autost räägime korra kiiresti veel, mis tasub ka kindlasti mainimist. Kui Eesti toodi üks sinine Pro-mood. Ma arvan, et ta ei olnud Pro-mood. Ei, võib-olla ma ei tea, aga okei. Ühesõnaga... Kui Andres tuleb, siis võid tema käest täpsustada. Aga ühesõnaga, Andres Arnovel ükselt otsustas, et mis sa selle Taunuse väikses likkega sõidad, teeme õiget asja, sai USA-st tellitud täis toruraamil ikkagist. Tegelikult ta on Pro-mood, sest ta oli täis komposiitkerega 6.0 serdil vastav täis toruraam. Tegelikult see on Pro-mood, noh. Seal oli mingisugune teine termin sellel asjal. Okay. Et mingi sport. See võis ühesõnaga. Yeah. Meie konnatiigi mõistes on Pro-mood. Yeah, okay. Ja, nii. Tuli see auto Eestisse, Andres hakkas seda ehitama ja mingi ette pöördus sinu poole. Sellega on selline lugu, et autot ehitas VKM. Ma arvan, et Tõnis tegi seal põhitöö ilmselt. Ja mingi osa ju käis üldse Rainer Suve juures tegemises. Esimesed ju turbokolled ja esimesed õhupaipingud tegi üldse Rainer Suvisel. Okay. Jah. Okay. Et aga see vähemalt see juhtmestamine, konfimine, seadistamine, see oli tehtud Tõnise poolt. Okay. Ja ma enam ei mäleta jällegi neid asjaolusi, kuidas ja miks, aga ma lubasin Andresele, et ma 2016 hooaja siis käin teda aitamas. Ja 2016 kevadel, varakevadel me läksime selle autoga Tirpi testima esimest korda. Ja kuna selle auto oli siis konfinud seadistanud Tõnis, või Tõnis oli seal osaline, eks, ja seal oli peal siis Halteki aju. Minu jaoks täiesti uudne, auto uudne, süsteem uudne, kõik uudne, eks ju. Ja ma lubasin, et ma võin nagu aidata, kui ma oskan. Ja siis Tõnis ja mina koos olime nagu Andresega kaasas seal Tirbis. Seda ma ei mäletanudki. Ja seal siis esimene test kohe me sõitsime Kuute ära. Jah. Seda ma mäletan. 6-9. Ma mäletan veel Andres, mingis videos seda Andres emotsiooni, et oli see sõit ära 6 sekundit.
täitsa okei oli, et kuidas läks, et siukene mõnus 8 tuli praegu, mis 8 sõitsid 6, kuradi 6, tundus nagu oleks 8 sõitu või midagi siukest, noh. Et see, noh, nägid mehe nagu emotsioonist seda, et nagu, Ja siis terve see hooaeg käisin temaga Soomes kõikidel võistlustel. Ja siis noh, see hooaeg läks tal ka päris normaalselt, 6-7 midagi jäi parimaks ja 330 tuuri midagi kiirust. Ja peale hooaega siis noh, jällegi saades kogemust sellel tasemel kiirendusest, mis oli minu jaoks jälle uudne, eks siis sellest autost ja seda tüüpi majandamisest üldse, eks ju. Siis ma nägin, millest mina puudust tunnen selle aju puhul. Ja siis seal koha peal veel sai suheldud sellise mehega nagu Artursson, mis ta ees nimi nüüd oli, rootslane, kes sõidab pro-moodi. Nationalsil oli kohal ja temaga siis rääkisime ja tema ise sõidab Fueltechiga ja rääkis mulle natukene, tutvustas seda ja siis ma ütlesin Andresele, sinu sinisele peame ajuvahetuse tegema. Sest ma tundsin puudust teatud asjades, eks ju, ja kasutusmugavusest. Ja eks Andres sulle ise räägib, kas ta on õnnelik selle valiku üle või mitte, aga ma arvan, et on. Ma mingil põhjusel arvan ka, et on, sest muidu ta ei tooks seda Eestis maale. ja muidu ka ei oleks uuel autol seda süsteemi peal ja paljudel uutel Eesti kiirendajatel, eks ju. Et see toimib väga hästi, ta on väga traagipõhine aju, väga hea datalogeriga ja taimerite asjadega, hästi mugav kasutada. Ja siis selle Fueltechi installi ja juhtmestuse sinisele tegin ka mina. Aga sealt edasi juba siis 2017, siis ma nagu astusin kõrvale ja teatepulga võttis üle Janis. Ja Janis on teilt siiamaani? Janis on tubli, siiamaani paneb. Aga kas te seal peale juhtmestuse tegemise, ma mäletan seda, et mootorijuhtmestuse sa tegid seal kere, kogu kere juhtmestuse BMW läks ka. Jah, kuigi olgem ausad, siuksel tasemel dragi autol ei ole väga muud kere juhtmestust, kui ongi mootor ja käigukäst seal paar mõnda muud asja. Mingid asjad oli. No jah, siuksed, et nagu mehaanilise poolega või tehnilise poolega tegite ka ees. Midagi tegime ka seal pipingut natukene muutsime ja keevitasime mingeid asju, aga need olid minimaalsed, et siis kui see auto elektritöödes nii-öelda meil Eestis oli, eks ju, siis terve tiim Andresega käisid, ehitasid mootorit ja kõike seda seal ümberringi mingi hetk veel. Et Jüri ja Erki ja kõik see punt, mis seal on, et käisid ES-is, siis ehitasid seda mehaanilist poolt nagu ise. Ja selleks hetkeks oli ES Racing kolinud juba praegust asukohta? Ja see oli juba uutes ruumides. Lihtsalt minu enda harimiseks, millal te sealt Tähekast kolisite sinna praegustesse kohtadesse? Tähetorni ja praeguse vahel oli veel Härgme, seal kus Vitsut toimetab, seal kandis. Harkus. Vahepeal veel mõned aastad olin Harkus ja siis nüüd oleme Mureli 5 aadress. Õigus jah, nüüd kui sa ütled, siis tuleb meelde, et jah, oli küll nii jah. Okei. Nendest autodes, mis me rääkisime, Markel, Krumm, Polankin, Arnover, võtame sinu MR, võtame ka näiteks siis sinu esimene Calibra. Milline su lemmik on? Oi, nii on raske öelda, aga ma arvan, et kõige rohkem pühendumust ei saa öelda, et mõne teisega oleks vähem või rohkem emotsiooni olnud, aga ikkagi see, millel kõige pikem see protsess võib olla ja siuke output siis ka nagu see Polankini 8.1 jääb ikka minu jaoks nagu selliseks tippsaavutuseks. Et seda enam, nagu me rääkisime, et siiamaani Baltikumis ei olegi keegi 4 pütaga kiiremini suutnud seda teha, alates 2013. Et nüüd mitte, et ma tahaks, et see nii jääks, eks ju, aga ma ise ka hoian natukene nagu sellel silma peal, et vaatame, et ma tean, et Joosep Pärusini ehitab 4 pütast, et võib-olla siis temal nagu õnnestub.
kõige lähemale jõudis minu arust Normunds Evoga. Mingisugune 8 lõppu on ju. Ei, ma ei tea, kas lõppu, minu arust isegi alla 8 poole. Ikka see, okei. Midagi sellist. Ja kui keegi selle 8-1 väga sirge seljaga üle sõidab ja tuleb mingi põhimõtte värk jälle tagasi, siis mul laua peal on alati need torurakise pakid ja asjad on saab. Okei, see selleks. See selleks. Ühesõnaga, teeme nüüd kiire lõpu. Davai. Kõigilt alati küsin ühte sama asja. Mis on sinu kõige eredam mälestus Eesti drag racinguga seoses? Üks või? Võid ka 2 öelda, aga esimene, mis kohe meelde tuleb? No esimene, mis meelde tuleb, mu esimene võistluse esimene võit Night Race'il. See oli äge. Emotsioon oli kõva. Teine, sellest me muide ei rääkinud. Okei, paneme selle 3. Teine Polankini Alastaro 8-1. Fantastiline tulemus. Ma ei tea, siiamaani kõva sõna. Ja 3, millest me unustasime rääkida. Minu arust Tuning Hits Race'il oli siuke juhus, kus 3.-4. koht otsustati Polankini ja Markeli vahel veidi teisel viisil kui autodega. Nii, Markel Prestage'is ilusti olemas. Jevgeni ebib praegu. Jevgeni ebib, jah. Ärge laske, jah. 30 sekundit. Vaadake, Markel vajub tagasi. Toetage tagant, jah. Nii, Jevgeni paigas. Ja läks. Tuld. Jevgeni Polankini juhib hetkel. Aga Markel läheb järgi. Markel on ilmselgelt. Jah. Ees. Noh, 200 meetrit peaks läbi olema. Andurit näete või? Käsimus hakkab tulema. Lähme vaatame bussist, me näeme online'is. Siin on lõpuni jooksud, jooksevad nii 200 meetrit, kas 600. Hurra, teeme aplausi sellele värgile nüüd. Markel Voitov 3. koha siis saanud, tundub. Aga Sam, väga suur aitäh sulle, et tulid, et sa viitsisid nii pikalt ja palju meiega laterdada. Ma väga loodan, et kuuled on ka rahul ja ei läinud liiga pikaks ja liiga hulluks. Ja, vabandust, kui läks. Aga vähemalt me ise oleme rahul, nii et küll te olete ka. Aitäh vaatamast, meeldis, like, kommenteerige ja juba järgmisel korral uut nägu. Aitäh! Aitäh, tšau!